Siis, kui meil Eestimaal läheb pimedaks ja on selline kaamusaeg, siis mulle väga meeldib kaminat põletada. Ja tulehakatus peab olema, see on ju kõige tähtsam. Üks imeline ja teistsugune, täiesti teistsugune aeg on. Rohi on roheline, novembri lõpp. Väljas õitsevad margaretad, sirelitel on pungad peal. Ja mis kõige kummalisem, et ma ei ole kunagi teinud seda, et paar päeva tagasi ma veel võtsin õunapualt õunu ja tegin moosi. Nii rääkis Reet novembris, siis kui kiire aeg algas. Nüüd on ilmad jõululikumad ja üha rutakamaks läheb. Ja kiirematel aegadel, kui siin kamina ees istuda, natukene aega maha võtta, siis ta kuidagi annab nagu jõudu juurde. Ja prillidoosil on tõesti vilgas aeg. Novembri algul kutsusime rahvast kuduma sooja viljasid esemeid paljulapseliste perekondade heaks, et see on terve suur ettevõtmine, terve missioon ja ootame tervet Eestimaad selleks kaasa lööma. Kes vähegi saab, haarake vardad, sest veel jõuab. Sest Eestimaal on lapsi, kes vajavad neid sooje villaseid, kampsuneid, kinded, sokke, mütse, veste, mida iganes. Neid on üle 1000 lapse ja nad ei ole kõik mitte kõige väiksemaid, vaid nende hulgas on ka päris suured inimesed, 16, 17, 18 aastased, nii et see väljakutse sai tehtud ja see kampaania käib. Reet näitabki lastele juba saabunud talvevarustust. Kindaid, sokke, salle, mütse saab saata või tuua kuni 20. detsembrini telemajja või Kangas ja Nööp ja Lian lõngad poodidesse. Aga võib teha head lihtsalt tervele maakerale. Ka Ülle juures oli novembris veel kevad, aga ta ei räägi millestki müstilisest, vaid elust ja uuest saatesarjast Mõistlik või mõttetu. 5-liikmelise pere kohta tekib üsna palju igasugust säärast komposteeruvat orgaanilist sodi. See muidugi, et me sorteerime prügi, on ainult asja üks pool. Ja siin ta siis sõltumata aasta ajast hakkab muutuma mullaks. Kuskil maikuus, kui päike on selle kasti juba soojaks kütnud, siis saab siit seest mulda. Ja seda ma kasutan siin samas kasvukastis, kus mul on maasikad ja sibulad ja küüslaugud. Ja tegelikult on mõistlik algusest peale oma tarbimisvalikud läbi mõelda ja püüelda ikkagi selle poole, et asju oleks vähem, et prügi tekiks vähem, et energia ja ressursi raiskamist oleks vähem. Ja need mõistlikud valikud ei tähenda seda, et me oleme tohutud ökofriigid. Selle saatesarja käigus on võimalik oma leibkonda vaadata sellise pilguga, et millised oleksid sinu eluviisist lähtuvalt mõistlikud valikud. Nii keskkonnasõbralikud kui ka sellised, et sa ei peaks loobuma harjumuspärasest mugavusest. Et su elukvaliteet oleks hea, et see oleks jätkusuutlik. Ma lähen panen ära need pakendid. See pakendite kogumine on selleks vajalik, et need töödeldakse ümber ja sellest plastmassist teadaolevalt tehakse näiteks fliise. Selle saatesarja idee tekkis mul paar aastat tagasi, just oma enda elu põhjalt. Tänasel päeval olen ma selles sarjas loovprodutsent, ehk siis minu roll on kirjutada stsenaariumide alused, leida eksperdid, suhelda peredega. Saatejuht on Lisette Kampus. Et aidata teil teha mõistlikke valikuid ja vältida mõttetuid. See prügi, mille sorteerimisega minagi iganädalaselt tegelen, on jäämäe veepealne tipp. Me räägime kõigest, mis meie argipäevas on, laste söögist näiteks. Ja kõigest muustki. Miks mitte ka liikumisest? Ülle ise kõnnib ilmselt nüüd suuskadel. Mõistlik või mõttetu, laupäeva hommikuti kell 9.30 Eesti Televisioonis. Head saated iga päev.